Ahoi, mina olen Sass. Ma elan SOS Lastekülas. Mul on hea meel, et vaatad seda filmi. Siis saame sinuga tuttavaks ja võib-olla ka sõpradeks. Aga mulle tundub, et sa oled praegu kurb. Las ma tutvustan sulle oma sõpra Alexit. Tema tuli meie juurde elama alles hiljuti. Ja nagu sinulgi oli ka tal algus palju küsimusi. Miks ma siin olen? Mõnikord juhtub nii, et lapse peres tekivad probleemid. Alati ei saa neid kiiresti lahendada. Isegi täiskasvanud mitte. Lapsel ei ole kedagi, kes tema eest hoolitseks. Siis otsustabki kohus, et lapsel on parem elada SOS Lastekülas. Seal elavad ka teised lapsed, kes nagu sinagi abi vajavad. Kas ma nüüd hakan elama mingis külas? Lasteküla on kõigest nimi. Siin elavad lapsed väikestes peredes. Olen kindel, et see on sulle tuttav. Mõned pered elavad eraldi majades, mis asuvad lähestikku. Näiteks Juuru, Keila ja Narva-Jõesuu lastekülades. Mõned SOS pered elavad täitsa tavalistes korterites. Korterid võivad asuda erinevates linnaosades. Nii elavad lapsed Kohtla-Järve lastekülas. Kuidas ma lastekülla tulen? Kõigepealt tuled sa meile külla, et näha, kuidas me elame. Siis otsustad, kas tahad meie juures elada või mitte. Aga mida tähendab SOS pere? Kellega ja kuidas ma elama hakkan? SOS peres on lapsed ja perevanemad. Kõige tähtsam inimene peres on SOS ema. Aga mõnedes peredes on ka SOS isad. Nagu tavaelus on ka lastekülas kõik pered erinevad. Igas peres elavad eri vanuses lapsed. Mõned võivad olla sinust vanemad, aga mõned võib olla ka nooremad. Lastel on oma tuba, kus nad elavad kas kahekesti või mõnikord üksinda. Kui keegi tahab sinu asju võtta, siis peab ta enne sinu käest luba küsima. Ja samuti pead sina luba küsima, kui tahad võtta kellegi teise asju. Kui sul on midagi vaja, näiteks sooja riideid, siis lähed koos SOS emaga poodi ja ostate kõike vajalikku. Mõnedes peredes elavad ka lemmikloomad. Nende eest hoolitsevad lapsed ise. Süüa teeb SOS peres pereema. Aga oleks väga tore, kui sa teda aitad. Meie juures saad sa elada nii kaua, kui sul on vaja. Kui kaua? Võib-olla jääd sa meiega mõneks kuuks, aga võib juhtuda ka nii, et kasvad meie juures suureks. See sõltub paljudest erinevatest asjadest ja meie kahjuks seda mõjutada ei saa. Kas minu õed ja vennad saavad elada minuga koos? Kui sul on vend või õde, kes nagu sinagi vajavad turvalist kodu, siis meie juures saate elada kõik koos. Kui nad aga elavad juba mujal, siis aitame teil omavahel suhelda. Ka oma sõpradega saad edasi suhelda. Kui nad soovivad sinu juurde külla tulla, siis kas see on võimalik? Kas ma näen kunagi oma vanemaid ja sugulasi? Meie SOS Lastekülas seda ei otsusta. Seda otsustab kohus. Aga sinu lastekaitsetöötaja räägib sulle, kuidas sa oma vanematega suhtlema hakkad. Kohus kogub igasugust informatsiooni selle kohta, kuidas laps kodus elab ja kas tal on seal hea ja turvaline olla. Pärast seda otsustab kohus, kuidas last ja tema peret aidata. Kui kohus lubab ja sina ise soovid, siis saavad sinu vanemad ja sugulased sulle helistada ja sulle külla tulla. Võib-olla lubatakse ka sul nende juures külas käia. Aga kui sa nendega suhelda ei taha, siis keegi sind ka selleks ei sunni. Sass, mis minust edasi saab? Kõik lapsed, kes meie juures elavad, kasvavad headeks inimesteks. Ja nii kaua, kuni sa meie juures elad, oleme sulle abiks. Päeval, mil sa meie juurde elama kolid, katame pidulaua, sööme torti ja joome kõik koos teed.